Tere tulemast Saatuse Ratta kanalile, väga tore, et sa oled siin. Tänane kaardi lugemine on teemal, mis on see sõnum, mida sa võiksid praegu teada või mis on see teade, mida sa tõesti võiksid täna kuulda. Enne veel, kui ma alustan, ma tahan tõesti väga tänada kõiki neid inimesi, kes on juba hakanud seda kanalit siin jälgima. Ja kui sa seda veel ei tee, siis ma tõesti kutsun sind üles seda tegema, et siin selle video all peaks olema selline punane nupp, kuhu on kirjutatud telli või inglisekeelse lehe puhul subscribe. Et kui sina seda teed, et siis näen mina ka, et sa oled siin ja on neid inimesi, kes tõesti kuulavad neid videosid ja see näitab ka mulle tõesti, et on huvilisi, kes soovivad, et ma teeksin neid videosid veel ja tõesti ma teengi seda kogu südamest teile ja suurima heameelega. Ja loomulikult, kui sa tunned, et see video või see kanal võiks meeldida kellelegi teisele, keda sa tead või tunned, siis sa oled loomulikult oodatud seda kanalit ka teistega jagama. Tänases kaardi lugemises siis nagu tavaliselt saab valida 4 erineva kaardigrupi vahel. Olen taaskord pannud siis sellised väga ilusad illustratiivsed pildid siia kaartide peale ning kui sa soovid, siis sa võid selle videoga panna pausi ja keskenduda hetke, et milline piltidest siis sind kõige enam ja rohkem enda poole tõmbab. Tavaliselt just see esimene mõte ongi kõige õigem. Ning kui sa oled selle valiku ära teinud, siis siin videoinfos all on ajatemplid, et siis sa saadki valida täpselt selle õige hetke, kust siis sinu kaardi lugemine pihta hakkab. Mõnusat kaardi lugemist sulle. Grupp number 1 ning kõik teie, kes te valisite enda kaardiks siis selle väga ilusa rohelise kleidiga naise. Ma loen sulle siis kõigepealt täna ette, mis on selle kaardi taha kirjutatud. Et mis on see sõnum, mis siin kirjas on. Raha kui armastus. Sügavamal metafüüsilisel tasandil on raha tegelikult reaalne energia ehk elujõud. Raha kannab puhast armastuse vibratsiooni. See energia on pidevas voolamises, andes meile võimaluse õppida andmist ja saamist. Selle nimi on jumalik ringlus. Raha on osa Jumala energiast, tema püha usaldusfond, mida tuleb targalt kasutada. Rahasse suhtumise tervendamiseks korda järgnevat iga päev. Mul on alati rohkem kui piisavalt raha, et rahuldada oma vajadusi. Ma võtan raha vastu väga kergelt. Ma loobun igasugusest küllusele vastupanust. Ma olen nüüd täiesti avatud võtmaks vastu universumi abi ja kingitusi. Küllus on minu jumalik sünniõigus. Ma andestan neile, kes on mulle võlgu. Sellega teen ma oma mõtetes küllusele ruumi. Ma tõmban ligi ainult tulusaid, nauditavaid ja kasulikke olukordi. Jumala lapsena väärin ma küllust. Oota oma ellu küllust. Väga tore. Sinu sõnum, see sõnum sulle, mida sina praegu kuulma pead, on kindlasti väga palju seotud siis külluse ja rahaga. Et siis on sulle siin tulnud täna ka päikesekaart, et see on siis soov teha midagi võimalikult hästi ja võimalikult sellise kirega, et selline, ma tunnen, et mõnikord sa võid olla isetu, et sa ei nõua nagu teistelt midagi vastu ka, aga et see võib pöörata siis sinu vastu ka mõnikord, et võib-olla sa suudad sellega samastuda kuidagi. Ja siis see haldjate kaart, et see jällegi kinnitab seda, et kuidagi sellised rahamured või just see huvi raha vastu on sul suur, et seda oleks rohkem. Ja see kutsub üles justkui ja ütleb, et kõigepealt anna välja ja siis sa saad vastu. Et tegelikult ma tahan öelda seda, et mida see tähendab tegelikult. et mis mõttes ma annan välja, et võib-olla mul on isegi vähe, et kuhu või kellele ma annan veel.
Aga tegelikult meil igaühel meist on mingisugused arved, mida me maksame iga kuu, mingisugused kohustused, me peame raha välja andma. Ja järgmine kord, kui sa näiteks maksad mingisugust arvet või sa ostad midagi või keegi osutab sulle mingisugust teenust, siis mõtle nii, et kui see raha on sul käes ja sa annad selle välja, et see on sinu kingitus talle. See on sinu kingitus sellele inimesele, kes andis sulle mingisuguse asja, see on sinu kingitus sellele inimesele, kes osutus sulle teenuse, see on sinu kingitus võib-olla mingisugusele ettevõttele ja see ettevõte saab maksta tänu sellele, et sina andsid selle raha kellelegi palka, tänu sellele, et sina oled andnud raha välja, saab keegi võib-olla täna õhtul süüa. Et me oleme omavahel tõesti ühenduses, nagu ma rääkisin selle video alguses ka ja kui sa mõtled nii, et see raha on kingitus kellelegi, mitte kohustus, mitte sina pead täitma, siis see ühel hetkel hakkab muutma sinu elu. Pane seda tähele, sest see tõesti nii on. Siis see kaart, samamoodi see haldjate kaart, ta soovitab minna loodusesse ja tõesti olla omaette ja mõelda nende asjade üle, et kuidas siis see küllus ikkagi paremini enda suunas tööle panna. Siis see kompassi kaart siin, et kui sa jääd ise endale truuks, siis sa ei eksi mitte kunagi. Et kui sa kuulad enda südame häält, et raha ja armastus ja asjad, mis on meil ümberringi, ei saa aidata sul kunagi kuidagi leida oma õiget teed. Et need on lihtsalt asjad, mida me oma teekonnal kogeme. Ja ma tahan sulle öelda, et alati on kõigest väljapääs, isegi kui on tunne, et sa oled pimeduses praegu või mingitel hetkedel elus. Alati on uks, millest sisse minna. Siis see altari printsess on palvetamise ja mediteerimise kaart. Ta kutsub seda tegema, et võib-olla see on midagi sellist, mis on sinu elus praegu vajalik, et sa peaksid seda tegema. Siis samamoodi selline pühendumus, et kui sa oled millelegi hästi-hästi pühendunud, siis just see sind viib ka sihile palju lähemale. Et kui sa tunned, et sa oled justkui millestki pisarateni liigutatud ja õnnelik millegi üle, mis sul olemas on, et siis see nii-öelda käivitab selle külgetõmbeseaduse, et sa oled rõõmus ja õnnelik ja tänulik millegi üle ja siis need asjad hakkavad justkui sinu poole ka tulema. Kõik, mis sul ongi ainult praegune hetk. Ja sina tegelikult lood enda tulevikku. Sina saad mõjutada praegu täna kõike seda, mis sul olemas saab olema. Et me ei saa mõelda nii, et kõik on ette määratud, et iga samm või tegu on kellegi poolt otsustatud. Meil kõigil on oma vaba tahe. Meil on vaba tahe muuta oma elu, teha otsuseid ja valikuid, et ei ole ainult ühte valikut või ühte otsust. Neid on mitu. Siis see kaart, et tema võibki olla see õige. See kaart ütleb eeskätt seda, et sa oled juba enda inimest kohanud. Et võimalik, et see on keegi hea sõber või on mõni pereliige tõesti, ongi sinu hingesugulane. Et sinu elus on keegi oluline inimene juba olemas, võimalik, et sa ei hinda piisavalt või ei näe seda, mis sul olemas on või kes su ümber on või oled vaadanud kellestki mööda. Sinu sisetunne, ma usun, et juhatab sind, et kui sa mõtled selle peale, et ma näen, et sinu elus on olemas kusagil keegi oluline inimene.
siis see Chantal'i kaart ka, et sina oled avatud jagama ja vastu võtma armastust, et kui sa suhtes veel ei ole, et siis sa oled valmis ja sa oled valmis andma ja sa oled valmis vastu võtma tegelikult. Et sa oled selline, sa justkui januned armastuse järele ja sinu palveid tõesti on võetud kuulda ja võetakse kuulda ja kui sa avad oma südames, siis ta tuleb ja kui sa oled suhtes, siis tõesti seda tuleb juurde ja anna endast välja see, mida sina saada soovid ka. Et mida rohkem sa näitad armastust välja ka enda seest, et siis seda rohkem seda tuleb sulle vastu ka. Et mõnikord on vaja astuda ise esimene samm. Et rohkem sellist romantikat ja armastust on sinu poole teel. Ma väga tänan, et sa vaatasid seda väikest kaardilugemist ja soovin sulle kõike head ja palju armastust ja õnne sulle sinu ellu. Ole tubli! Tere tulemast grupp number 2 ning kõik teie, kes te valisite siis selle imeilusa naise punaste juustega. Kõigepealt ma loen sulle ette selle sõnumi, mis on selle kaardi taga. See on loomus. Loomus paneb beebi roomama ja hiljem kõndima. Loomus on Jumalast antud. Ära lase nõrkusel ja ebaõnne harjumustel end orjastada. Sa pead võitselema halbade harjumustega, kuni saabub edu. Sul on võimalus soovida paremat, veel paremat. Sinu loomuses on edasi liikumine, paremuse poole püüdlemine, võit. Voola elus edasi nagu kristall selge allikas, hoolimata millest ta läbi voolab, pesi jääb ikka puhtaks ja paistab läbi. Lille loomuses on õitseda, linnu loomuses lennata. Koolibri oskab ainsana lindudest lennata ka tagurpidi. Ta näitab sulle sellega, et võid tagasi oma minevikku vaadata, kuid ta õpetab ka, et sa ei tohi sinna jääda, sest pead liikuma edasi. Oma olemusega õpetab koolibri sulle veel unistuste poole püüdlemist, julgust ja tervislikku sõltumatust. Tema tiibade liikumine moodustab lõpmatuse sümboli. Liigu oma kire poole, entusiasmi ja keskendumisega. See on su loomuses. Siin need linnukesed siis selle pildi peal ongi need linnukesed, millest siis siin taga ka rääkis. Väga ilus kaart ja väga ilus sõnum sulle. Vaatame üle ka sinu teised kaardid. Kõigepealt sulle on siis tulnud õhukaart. Ja see on meditatsioonikaart ja see on ka väga ilus kaart, et siin on selline naine justkui sellise lille sees ja siis väikesed haldjad siis on kõik tema ümber. See on siis ikkagi mõistuse ja võimu jõud on see, mis viib sind sihile. Et see kaart kutsub üles sind visualiseerima sinu eesmärke. Et selline, et kui sa tunned, et sinu sees on mingisugune mentaalne kaos või sul on mingil põhjusel raske, siis selline meditatsioon ja tõesti iseenda leidmine on see, mis aitab ja see enesekindlus ja see, et sina väärid kõike head, kõige paremaid asju. Siis see sõltuvusest tervenemise kaart, et ütlebki seda, et on aeg lahti lasta sellest, mis blokeerib su südame soove. Mis asjad need on, mis sinu soove blokeerivad? Ole endaga hästi aus, väga aus, mis raiskab sinu elus sinu aega praegu. Ole valmis loobuma
ja lahti laskma nendest asjadest, mis hoiavad sind kuidagi mingil viisil tagasi. Siis on selline arukas naine imede maalt. Ja kohe kõige esimesed sõnad sellel kaardil on väärikus ja kompromiss. Ja see ikkagi jälle ütleb, et ole enda vastu aus ja pea siis hoia kinni ka sõnadest, mida sina oled andnud kellelegi. Ja ta ütleb ka, et kompromiss ei pea olema alati valiku variant. Et kaotada saab vaid seda, mis ei kuulunudki mitte kunagi sulle. See, mis kuulub tõeliselt sulle, on alati sinuga ja on alati sinu. Et see kaart tahab seda öelda. Siis on siin sädemekaart ja sinu sees on palju tõesti sellist loomingulisust ja seda sädet ja sul on põhjust liikuda elus edasi hästi lootusrikkalt ja optimistlikult, et lase inspiratsioonil enda juurde tulla. Praegu on tõesti hea aeg uuteks ideedeks, uuteks ettevõtmisteks. Praegu on hea aeg uueks tööks, uueks suhteks, keskkonnaks, uuteks sõprussuheteks. Suhtle teistega. See kaart kutsub üles sind suhtlema teistega, sest siis avanevad võimalused sinu elus. Siis väga varsti otsusta, mida sa tahad, et see saaks tulla. Väga täpselt otsusta, mis see on, mida sina tahad. Ära saada endast välja ebaselgeid signaale. Aeg on olla hästi selge, hästi aus, mida sa tahad. Et kogu see sõnum sulle on ikkagi käib ümber selle aususe iseenda vastu. Et püsi usus ja optimismis. Et küsi iseendalt, mis on sulle parim. Mis on sulle parim. Ja tõesti, ja need asjad hakkavad tulema sinu poole väga varsti. Kui sa oled sellise suhtumisega, siis tulevad need asjad sinu poole väga varsti. Siis Akasha. Sina oled vaimne õpetaja ja sinus on jõudu teiste aitamiseks. Sul on oskus kasutada õigeid sõnu ja anda nõu teistele ka. Sina oled inimestele olemas ja sul on oskus seda kohe teha. Ma ei tea, kas sa seda ise näed või juba tead, kuid sinus on see olemas, selline aitamine ja õpetamine. Et sina oled keegi, kes oskaks ka teistele teed juhatada. Ma näen, et sa oled tõesti keegi, kes on sisemiselt väga arukas, väga taiplik, et sind ei anna niisama nii-öelda lollitada või rumalaks teha, et pea seda alati meeles, et sa oled tegelikult palju vägevam võib-olla, kui sa ise arvad. See oli väike sõnum sulle täna. Aitäh, et sa seda kuulasid. Ma soovin su ellu palju armastust ja palju head. Ja kui sa veel seda ei tee, siis tule ja hakka seda kanalit jälgima. Et tõesti, see tähendab mulle palju ja sina oled nii eriline, et sina juba siin oled ja tõesti kõike head sulle. Tere tulemast grupp number 3 ning kõik teie, kes teie valisite siis selle väga ilusa naisega kaardi. Ta näeb isegi selline maagiline välja. Kõigepealt ma alustan sellest, et ma loen sulle ette selle sõnumi, mis on selle sama kaardi taga. See on siis valin alati teadlikult hea. Taotle, et oled jumaliku energiakanal ning teed kõike südame ja hingega, mis tõttu kiirgab sinust ja sinu tegudest ainult armastust, kaastunnet, rõõmu, ilu ja harmooniat.
kui kahtled oma valikus, siis küsi endalt, milline otsus on parim sinu kõrgeimaks heaoluks või viib sind jumalikule elu eesmärgile lähemale. Võid tõusta mõtteis situatsiooni kohale kõrgele taevasse, nii nagu inglid või jumal seda vaataksid ja sealt vaadatuna oma otsuseid langetada. Võid paluda appi ka ükssarvi ja nende valgust puhastamaks segadust oma elus, nii saad kergelt edasi liikuda. Kui sulle ei meeldi mingi kogemus, võid muuta oma mõtete ja ootuste sisu. Hetkest, kui sa mõistad, et sinu mõtted kujundavad reaalsust, oled sa vaba. Väga armas ja ilus sõnum sulle. Siin räägib nendest ükssarvikutest, et isegi on poes müügil sellised ükssarviku kaardid, et kui selline kaardi ladumine ja sõnumite saamine kaardilt on midagi sellist, mis sulle meeldib, siis miks mitte endale sellised kaardid soetada. Aga vaatame sinu teisi kaarte ka. Et kõigepealt on siis tulnud sul selline enda kaart. Et see justkui ütleb, et kas sul praegu on mingisugused mured, on juhtunud ootamatud sündmused või need võivad sul olla ees. Näen sellist ülereageerimist ja justkui see kaart ütleb, et ära kunagi tunne nagu rõõmu selle üle, kui kellelgi teisel läheb halvasti või on mingisugune ebaedu. Et see on justkui selline karma sõnum sulle siit, et tõesti kõik see, mida sina enda seest välja annad, tuleb sulle tagasi. Et kui sa mõtled kellestki halvasti, ütled kellelegi halvasti, siis võib-olla see ei tule sulle tagasi täna või homme. Aga see võib sulle tagasi tulla aasta või 10 pärast. Sellepärast, kui sa tunned, et sa ei saa öelda hästi või mõelda hästi või teha hästi, siis ära ütle või tee või mõtle midagi või püüa jääda kuidagi neutraalseks. Et muidu lihtsalt iga asjaga, mis sa teed, tõmbad sa enda poole ka seda, mida sa siis oled öelnud või teinud ja kui sa annad sellist positiivsust ja armastust ja headust välja, siis kõik see tuleb sinu poole. Ja kui sa muutud selliseks närviliseks või sa ei tea, mida teha, siis mõtle sellele, kuidas saaksid kedagi aidata ise hoopiski, et kuidas sina saad maailma paremaks muuta. Ma näen, et üks sinu elu ülesannetest on teha teistele või anda teistele ka midagi enda seest. See on väga ilus. Võimalik, et sa töötad teeninduses või ettevõtluses või tõesti, et sa jagad ka kuidagi igapäevaselt teistele. Ma näen sellist küsimust enda sees, et mis saab siis, kui ma ei saa hakkama. Aga selle asemel, et keskenduda või muretseda ebaõnnestumise pärast, et siis mõtle alati sellele, et kui hea tunne see on, kui sa saad hakkama. Et me tihti tõesti me ei tea, mida tulevik toob, nagu sul on valik ja sul on võimalus seda muuta just käes oleval hetkel ja alustada enda tuleviku loomist just praegu. Ma näen, et sina oled keegi, kellel on tõesti enda seest anda väga palju armastust ja head ja see tuleb sulle kõik tagasi. See külgetõmbeseadus sinu elus toimib väga hästi. Sina oled tõesti väga selline unikaalne inimene ja sa ei pea olema üldse selline nagu suur osa teistest, et kui sina oled avatud just sellisena, nagu sina oled, siis tulevad võimalused sinu suunas, ole see, kes sina oled. Sinu enda sees on see võim, et enda ellu manifitseerida väga suuri asju. Sinul on hääl, mis vajab väljendamist ja mida maailm kuuleb ja kuulma peab. Ja tõesti see kaart siin, see avali,
see tõesti ütleb sulle, et ära unista väikseid unistusi, unista suuri unistusi ja kui sel teekonnal ka need mõned väiksemad peaksid täituma, on ju päris imeline. Siis siin daam peegelpildis. Kui sa vaatad peeglisse, siis mida sa näed sealt? Kui sa vaatad enda ümber ka, enda tuba või seda, kus sa oled, et mida sa näed seal, et see peegeldab seda justkui, kes sina oled või mis sinu sees toimub. Et kui sul on ümberringi selline kaos ja segadus näiteks toas, siis see peegeldab tihtipeale seda sinu sisemust, et võib-olla seal on ka midagi sassis natukene. Ja kui sinu ümber on selline ilus ja puhas, et siis see näitab ka, et selline ilus ja puhas on sul ka sees, et sinu hing justkui teab, mida ta praegu teeb ja sa oled iseendast nagu justkui teadlikum, siis tõesti jällegi see külgetõmbeseadus, et pane see tööle ka igapäevastes väikestes asjades, on see siis kodu korrastamine või tõesti iseenda eest hoolitsemine. Kui sa vaatad peeglisse, siis sa vaatad iseendale silma, vaatad enda hinge peeglisse, sest silmad need ju on, ja vaatad, kui vägev ja äge hing sina oled. Sina oled number 1 enda maailmas ja kui sa vaatad peeglisse, siis sa vaatad kõige ägedamat inimest üldse. Siis see elu muutuvad otsused. Võimalik, et sa oled keegi, kes on mõelnud, et mis see elu mõte siis ikkagi on või olnud segaduses või ei ole teadnud seda igal ajahetkel oma elus. Sinu sees on midagi, mida teistele anda tõesti ka, et sa oled teistest erinev ja see teeb su eriliseks. Siis see pane tähele ohte. See kaart tahab sulle anda sellise sõnumi, et kas see on sinu kaaslane, partner või see on sinu tuttav või sõber, pole oluline kes. Siis alati, kui sa kedagi hindad või mõtled kellegi peale, siis hinda selle järgi, mitte kuidas tema käitub sinuga ja on sinuga, vaid kuidas ta käitub teiste inimestega, siis sa näed, kes ta tegelikult on, mitte kuidas ta käitub vaid sinuga. Kasuta seda intuitsiooni, mis sul on, sest tegelikult see on sinul väga tugev ja sa oskad seda väga hästi tegelikult kasutada. See on sinul olemas, et usalda seda, mis puudutab inimestega suhtlemist, siis kasuta enda intuitsiooni, ütleb see kaart. Ja ma näen siin ka seda, tõesti sulle tuli selline lemmikloomadega kaart ka, et sa oled selline ilus ja hea hing ja tõesti isegi loomad, ma usun, tunnetavad ja näevad seda, et võimalik, et sa tunned ära selle, et sul on selline hea läbisaamine ka loomadega või kui ei ole, siis äkki on see justkui meeldetuletus või üleskutse, et loomades on midagi sellist, mis tegelikult on ilus ja selline nii siiras ja puhas ja hea, et võib-olla loomad on just sellised olendid, kellega võiks rohkem koos olla ka. Ma loodan, et see väike kaardi lugemine andis sulle mingisuguse samastumisrõõmu või et see kaardi lugemine andis sulle mingisuguse kinnituse või hea tunde või mingisuguse asja, mille üle mõtiskleda või enda ellu lasta. Mina väga tänan, et sa oled siin ja et sa seda sõnumit täna siin kuulasid. Kui sa veel ei ole, siis kutsun sind kindlasti seda kanalit jälgima ja soovin sulle kõike head. Tere tulemast grupp number 4 ning kõik teie, kes te valisite endale siis selle väga kauni naisega kaardi. Väga ilus. Kõigepealt alustangi seda kaardi lugemist või seda sõnumi jagamist siis sellega, et ma loen ette selle, mis on selle sama kaardi tahaküljele kirjutatud. Näe ennast tugeva ja võidukana. Ära kaeba millegi üle.
Ära süüdista ühtegi inimest ega olukorda. Sina oled oma jõukehastus, mitte ohver. Nähes ennast kauni ja ilusana väekehastuses, tõmbad ligi küllust uusi võimalusi ja suhteid, mis toimivad sinu kõrgeimaks hüvanguks. Tihti inimeste nõrkus on ühtlasi ka hoopiski nende tugevus. Tõelise väe taga olev tugevus on tegelikult õrnus ja haavatavus. Hoia mõtteid endast ja teistest sallivate ning armastavatena. Taotle, et soovid ligi tõmmata ainult lahkeid ja leebeid õppetunde ning suhteid. Aktsepteeri kõiki külgi endas, nii nõrku kui tugevaid. Väga armas sõnum sulle siit sellest kaardist. Vaatame, mida ütlevad sulle teised kaardid. Kõigepealt kõige esimene kaart on õhukrooni kaart. Ja see ütleb sulle seda, et mõnikord me ajame taga asju, mis ei ole meile mõeldud. Ja et on asju, mida me tegelikult teadma ei peagi ja mõnikord tuleb lihtsalt uks justkui kinni panna ja lasta asjadel minna oma teed ja igaks asjaks on oma õige aeg olemas. Siis tõusnud justkui need meistrid või juhid, taevased juhid. Sinus on võimu ja sinus on armastust ja sinus on tarkust. Sa oled eelmises elus olnud võimalik, et tervendaja või aitaja. Ja samamoodi võid sa olla seda ka selles elus. Et sinust kiirgab seda midagi kirjeldamatut, kuid midagi, mis mõjub rahustavalt teistele ja hästi. Kõrgemad jõud on sinuga ja sa kas oled ise väga vana hing ja palju elusid kogenud või sul on tõepoolest mingisugune eriline ühendus kellegagi, kes seda on ja valvab sinu üle. Sina oled see, kes suudab ise ennast ka tervendada. Et kui sa paned oma mõtte sellele, et siis oled sina see, kes suudab ka ennast aidata ja tervendada. Siis see teadlikkuse võlur. Jää ümbritseva maailma suhtes rohkem neutraalseks. Ole erapooletu ja ka selle suhtes, mis on sinu sees. Kui sa oled elus rohkem erapooletu, siis võib see anda sulle justkui mingisuguse uue perspektiivi. Mis iganes sinuga elus juhtub, siis miski pole isiklik. Inimesed tulevad ja lähevad ja isegi kui me väga tahame, et miski kestaks igavesti ja jääks alati meiega, siis elu liigub edasi ja nii lihtsalt on. Kõik läheb hästi. Kõik läheb tõesti, kõik läheb hästi. Lase asjadel olla ja lase asjadel minna. Just lahti lastes hakkavad sündima uued asjad ja tulevad uued asjad sinu ellu. Siis on see näljase vaimu kaart. Kui sa soovid liialt palju tulevikku ette teada, siis sellega sa mõnikord blokeerid sa enda seda olevikku. Et kui sa elad praeguses hetkes, siis on sul võim luua enda tulevikku. Selleks, et sünniks midagi uut, pead sa ise tegema midagi uut, midagi teistmoodi. Et see on see, mida see kaart ütleb sulle. Et midagi uut ja midagi teistmoodi, mingisugused uued olukorrad loo enda ellu. Ja see ütleb ka seda, et kõik, mis helendab, ei ole kuld. Ja sa võid leida midagi kohast, kuhu sa tavaliselt ei vaata või kuhu sa vaadata ei ole osanud.
või sa ei ole osanud näha, siis see vestlus südamest südamesse. Jaga alati seda, mida sa tunned ja jaga endast välja need sõnad, mis on sinu sees. Siis on Ateena kaart, mis ütleb sulle, et sina oled mõjuvõimas ja samas sa oskad olla väga armastav ka ja ära karda seda enda võimu, mis sinu sees on. Ära häbene seda, kes sa oled ja milline sa oled. Teiste arvamus ei ole oluline, nemad ei ela sinu elu. Sinu võim tuleb Jumalate poolt ja sina ei ole siin maailmas põhjuseta ja sinul on mingisugune jälg siia maha jätta. Sinu hingekoodi on pandud justkui sisse mingisugune oluline ülesanne. Ja ma usun, et tegelikult sina enda sisemuses tead seda väga hästi, et sa oled väga eriline ja et sul on veel midagi teha. Ma väga tänan, et sa oled siin sellel kanalil, et sa kuulad mind ja ma kutsun sind seda kanalit jälgima, kui sa seda veel ei tee. Aitäh sulle ja palju armastust ja õnne sulle ellu!